Eesti Esu. Tere, head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad ja tere, Sander Õigus. Tere. Sander. See juhtus nii kähku kõik, ma ei olnud valmis. Ütle siis mulle, kas 17-aastane võib magada 14-aastasega? Vaat ma just tahtsingi öelda, et õnneks ma ei ole nende pedofiili seadustega väga hästi nagu kursis ja ma arvan, et see on minu karakteri kohta siis positiivne tunnus, et kui sa oled väga kursis, siis on nagu, et miks sa nagu nii täpselt... Seda ei hakka sinna CV-sse panema oma nende eeliste või positiivsete külgede alla, et tunnen väga hästi pedofiilia. Ja oskan väga täpselt kõndida seda legaalset piirijoont kohutava ja ebaseadusliku vahel. Ehk siis ei tea, aga nagu ikka on kombeks inimesi üles kutsuda, joonistama ja kirjutama, siis ma arvan, et kindlasti keegi teab. Pange siia alla siis kirjas need seadused. Aga jah, Sander, sind on siis nimetatud lisaks tavalisele isale ka Eesti stand-upi isaks. Kas sa enda täiesti esimest keikat mäletad, kui sa esimest korda laval astusid? Absoluutselt väga hästi, liiga hästi mäletan, sest see oli ikkagi nagu valus, see oli väga-väga valus. Sest ma ei teadnud, kuidas stand-up käib ja ma arvasin, et stand-up ongi nagu spetsiali tegemine, ehk siis ma tegin esimene kord põhimõtteliselt tundi, 48 minti või midagi siukest. Ja see oli lahja. Plus ma unustasin nagu kohviku nagu kinni panna, et meil olime nagu, seal inimesed olid, aga seal oli ka pool nagu kõrtsutäis inimesi, kes oli lihtsalt sööma tulnud ja me rikkusime nende õhtu ikkagi nagu ära, et jah, väga hästi mäletan. Aga see on ka mõnes mõttes hea, sest tavalist inimeste esimene kogemus läheb võrdlemisi nagu hästi. Et kui sa oled esimesel open mic'il, eriti kui õhtujuht ütleb, et see on su esimene kord, see läheb alati pluss lihtsalt see paanika ja kõik, aga siis kui läheb see normaalselt ja siis teine kord on nagu väga-väga kohutav ja siis sa nii-öelda ajad seda draakonit taga, aga kuna esimene kord mul oli nii kohutav, siis mul jah seda nagu võib-olla mingi teistpidi reaktsioon, ma ei tea. Ja mul tundub ka, et selline reaalne algaja õnn on olemas ka stand-upis ja eriti kui sa teedki tegelikult üsna vähe, et sa teed on ju mõned minutid või 5 minutit äkki maks, et sa hoiad või nii lühikest aega sa suudad kuidagi selle oma närvilisuse astmelt ära teha selle on ju. Aga kui sa näed mingisugust 48 minutit tegema, siis tundub suht keeruline. Aga kas sa nii palju olid teadlik stand-upist, et sa valmistasid kõik ette, sest tegelikult stand-up tundub, et inimene lihtsalt ajab laval naljakat juttu ilma midagi ette valmistamata? See oligi see, et ma olin nagu retsilt kirjutanud sahtlisse nagu aastaid, aga ma tegelikult ei teadnud, mis asi on stand-up, et ma arvasin ka, et see on jah selline nagu juhuslik, lihtsalt vähest ja mõtiskled mingisuguse teema kohta, aga et tegelikult nagu tühjad sõnad ja rasv on nagu stand-upi surm selles mõttes, ehk siis tegelikult see on väga-väga vastupidi ja see ongi see minu esimene, siis see põhimõtteliselt 50 minti, kui lõpuks hakkasin maike tegema, ma suht seda sama materjali nagu töötasin ja kuskil 1,5 aastaga oli sellest saanud siis kas 6 või 7 minutit. Et mis ma arvasin, et on tund, oli tegelikult 6 minuti jagu nagu sisu ja ülejäänud mina lihtsalt nautimas oma hääle kõla, mis nagu kõik kuulevad on võrratu, aga mis seal salata on ju. Aga jah, et nüüd ma tuli endale see asi, mul on nii retse kuradi ja siis ma tean, et see inimesi nagu häirib ja mingi vennad kogu aeg kirjutavad mulle, aga türa ma ei saa. Äkki on mingi selline ravim selle vastu, nagu räägitakse lastele, kes enda küüsi närivad, siis pannakse seda küünelakki peale, et siis on nii rõve, siis lõppeb ära see. Ma ei teagi, kas peaks mingisuguse selle elektri selle paelaga ringi käima, et õõtama hakkad siis kuidagi ära seadistatud niimoodi, et kui kestab rohkem kui 2 sekundit, siis saad väikse surake. Võib-olla jah, sest see on, ma saan seda, aga siis ma hakkan rääkima nagu Silvia Ilves sellepärast, et ma pean hullult tegema ringe selle ümber, aga nüüd esiteks, sellepärast ma ei jõua oma mõttele järgi, vaata mõte läheb eest ära ja siis kui sa oled mõttega ühes kohas, aga tekstiga pool lauset maas, siis on väga keeruline ja siis sellest ei tule nagu midagi
välja. Aga põnev fakt, käisin lapsena kõvasti logopeedi juures, et see praegu minu susise vess ja minust on napilt aru saada, see on nagu see positiivne pool, et väidetavalt, kui ma olin mingi 4-5, siis minust ei saadudki nagu sõnaga aru. Et selles mõttes vaatame positiivset poolt, on ju. Ja te ei tea, kust ma tulnud olen. just, arvad, et see on hull. Ja ma ise podcasti tehes olen ka sellest aru saanud, et alguses mul oli hästi see, et ma tahtsin, et ühtegi sekundit ei oleks vaikust ja siis hästi tihtipeale, kui sul midagi öelda ei ole, siis sa täidad selle mingi häälitsusega. Aga nüüd ma olen aru saanud, et vaikus ei olegi nii hull, et võib olla mingi paus sees. On ju. Aga rääkides sellest, et 48 minutist sai järsku 6 minutit, siis ma olen hästi suur läbi aastaid olnud Killzone'i fänn ja seal võib-olla sellisele, kes seda esimest korda vaatab või väga kursis ei ole stand-upi maailmaga, siis tundubki imelik, et hästi tihti see Zoni siis küsib, et et kui Red Band tahab teda sinna oma show'sse broneerida, on ju, et siis ta küsib, kui palju materjali sul on ja siis inimene ütleb näiteks, et ma olen 3 aastat stand-upi teinud ja siis ütleb, et mul on mingi 10 või 15 minutit, on ju, et tundub, mis asja, et kuidas sul nii vähe on, aga see vist ongi see toimetamise halastamatu töö, et tegelikult selle 3 aasta jooksul sa saad aru, kui väga sa pead seda rasva sealt ära lõikama ja sükest kvaliteetmaterjali, tegelikult need minutid on nagu kulla väärtusega, tekivadki pika aja jooksul ikkagi. Jah, üks päris premis, üks päris nagu idee, nalja idee on nii kulda väärt asi ja see on see Eesti skeene parema sõna puudumisel, ütleme, paradoksaalne pool, et siin on nagu hästi hea, meil on üks maailma kõige paremaid ja kõige nagu tervislikumaid ja algajatele väga mugav skeene, kus võrdlemisi lihtne on jõuda nagu rahani ja võrdlemisi lihtne on proovida elukutseline olla ja kõike muud, aga samal ajal me oleme ühes maailma kõige raskemas olukorras, kus me peame nii hullult materjali läbi jahvatama, et siin relevantne olla, sa pead vähemalt pool tundi aastas kirjutama, tegelikult tund 15 aastas, mis on absurdne ja võimatu nagu tempo ja sellepärast ongi lahe nagu väljas käia, et kui ma siin pean niimoodi, et ma saan heal juhul ühte bitti teha 10 korda open mic'idel, siis on kõik kuulnud, siis lähed tuurile, teed 30 korda veel, 40 korda riiulisse ära, just siis, kui hakkab valmis saama, viskad riiulisse ära ja hakkad nagu uut jahvatama, aga et kui lahe on just inglise keeles see, et seda sama 10 minutit 200, 500, 1000 korda ja sätid ja vaikselt hakkabki tekkima täpselt see, et kui sa vaatad seda kellegi päris profi videot, seda, kuidas iga käeliigutus, iga hingetõmme publik ahmib sisse seda, et siis see ongi selle retsi korduse töö, mis kahjuks või õnneks on eesti keeles, on väga raske sinna jõuda ja see on ka see, miks nii mina kui veel mõned koomikud järjest rohkem ja rohkem proovivad käia Eestist väljas ja harjutada, et vähemalt kui ma ei saa eestikeelset materjali viia nii kaugele, siis vähemalt ma saan oma siis oskuste koti nii suureks, et mul on selles limiteeritud ajas või süsteemis, kus ma pean materjali läbi pumpama, on ikkagi võimalus või lootus inimestele pakkuda midagi võimalikult head, midagi, mida ta ei ole nagu näinud, et siin on hästi lihtne on siin jõuda sellesse, kuidas saab siuke lahja supp ja kuidas see lihtsalt et see asi, tal kaob nagu uudsus ära ja hästi lihtne on vaata üleüldiselt Eesti meelelahutuses on hästi palju seda, et see keegi tuleb ja on ja nagu kaob, et sellised pikad mitmekümneaastased meelelahutuskarjäärid on mõnes mõttes nagu haruldased või et selline hästi palju on seda, et mingi asi saab ülipopiks, hip-hop tants on kõige olulisem asi Eestis 3 aastat ja siis nüüd kaob ära ja sellest ei ole nagu, aga stand-upi ei saa niimoodi teha, meil on vaja 20, 30, 50 aastat harjutada, mis tähendab et me peame, nagu sa aru saad, kui sa mulle vahele ei sega, siis ma jäängi lihtsalt vastama ja vatrama, sellepärast et
ma ei tea kuna nagu lõpetada, ma ei tea isegi, mis pointi ma teha tahtsin. Ei, see kõik on huvitav jutt selles mõttes, et kui ma mõtlen Eesti publikule või Eesti inimese karakterile, siis paratamatult meil on mingisugune omapära, mingi vaoshoitus või selline asi on ju. Ja kui sa käid avalikes kohtades, ükskõik mis asi see on, et eestlased lihtsalt on vaoshoitumad. Ma ei tea, kas see on sinu hinnangul ka Eesti publiku pluss, et ma ei tea, kas neid on kuidagi raskem naerma ajada või sealt on nagu raskem midagi välja pressida ja siis sa ise peadki kuidagi teravam olema? No ütleme niimoodi, et inglise keelt, emakeelt kõnelevate publikute kohta on meil kõigil veits nagu see, et okei, et te ju nagu pressite naeru, et nüüd nii naljakas see nagu ka ei olnud. Ja et kuskil seal ta nagu on, et Eesti mõnes mõttes nagu ja mida rohkem teed, järjest rohkem mulle meeldib see nii-öelda see komöödiaklubi õhkond, kus ja punnitagegi naeru, et see ongi, me mängime koos mingisugust mängu, mina teen midagi, teie osa on nagu midagi ja siis me koos on ju, et noh, et seesama, et mulle meeldib kontserdil muusikat kuulata tagareas pead noogutades, aga ma saan aru, et inimesed lava ees hüppamas, mis on tegelikult ju forsseeritud reaktsioon, on see, mis tekitab ruumi selle, mis me tahame, et siin oleks, et selles mõttes küll on vahepeal on Eesti, noh, et ma näen, kuidas inimene teatris, sest mul on ju publik ju valgustatud ja ma näen, kuidas ta tõmbab särki ja surub, nagu ta ei, kas siis ta tunneb, et see on teatris ebaviisakas või lihtsalt see, et see mingisugune teema, millest ma räägin, see tundub tema jaoks, et ta ei tohi selle peale, ma ei kujuta ette, mis kuradi asi, aga jah, et vahepeal on küll seda, et inimesed on nagu et hästi palju pannakse üle sellega stand-upis, eriti kui keegi sitta sööb ja siis teeb seda, come on rahval, hull publik olete mingi. Et publik ei ole mitte kunagi süüdi, aga vahepeal on publik süüdi. et jah, et on ja ei ole nagu, et üldiselt Eesti inimesed on väga nagu head ja eriti kui sa tahad just mingisugust et samamoodi näiteks Inglismaal on täiesti crazy see, mis on see kultuur, kuidas mingisugune vend võib mämmerdada taga, nagu full jutt käib baaris, töötajad riffivad kõva häälega ja kedagi ei sega, et see on selline, et see on nagu osa sellest ja et see käibki siuke pool peo peale ja et kui palju Eestis näiteks on tüüpidel on selliseid hästi nagu pikkasid ja mõnes mõttes sisukaid või selliseid teatavas mõttes paatoslikke asju, mis nad ette kannavad, sellepärast et see vaikus, mis seal teatris on see on nii võimas relv ja see on uskumatu asi, mida sa saad sellega teha ja kuidas sa saad 700 inimesega tekitada selle, et inimesed ei julge köhatada ka, sellepärast, et kes esimesena köhatab, on süüdi, on ju. Et ühesõnaga jah, et sellel on mõnes mõttes täiega tahaks, et lihtsalt mida ma nii hullult võitlen kuradi, et lähme, aga teiselt poolt ja kui sa saad Eestim selle rusikas suus venna lõpuks selle asja ja ta taab oma jalga, siis see on nii palju rohkem väärt kui inimene, kes keskpärase laini peale üritab aplausi tekitada, sellepärast, et ta teab, et tema roll on... Ja. Ma olen mitme inimesega siin rääkinud sellest, et stand-upi selline algidee ja kui sa rääkisid ka sellest, et sa lihvid enda nalja, siis põhimõtteliselt algidee on küsimus sellest, et kas nalja on võimalik tegema õppida, on ju. Ja sinu jutu peale mulle tundub, et võiks küsida ka, et kas naerma on võimalik õppida, sest see on kindlasti mõjutatav, et mida rohkem sa käid showdel ja just kui vaadates mingisuguseid USA neid showsid, kus tundubki, et kõik kuidagi forsseerivad selle naeru, on ju, aga ma ei tea, fake it till you make it on mingi, et võib-olla lõpuks, et sa lihtsalt lähedki hästi nagu kuidagi avatult lähed seda kuulama ja võib-olla nagu lihtsalt lased välja endast kõik, mis sul tuleb ja siis, kui tuleb see nagu päris nali, mis siin naerma ajab, siis on su reaktsioon võib-olla seda võrra suurem, kui sa ennast vaata nagu hoidsid niimoodi. Jah, et see on, ma üritan hästi ruttu selle ringi kokku teha, et see on sama asi, millest me natukene nagu enne rääkisime, et see alguse asi, vaata, et kuidas open mic'il 5 minutit teha, on hoopis teine asi kui kuskil üksinda, sest ongi see, et see on väga nagu kontekstuaalne asi ja kui sa tuled open mic'ile,
seal on elukutseline õhtujuht, enne sind on Miikael Meemaa, pärast sind on Roger Andre, sa püsid ükskõik mis asjaga, sellepärast, et inimesed, nad vaatavad seda kui nagu huumorit, aga kui sa hakkad tühja koha pealt lihtsalt nagu rääkima, mis hästi palju juhtub, uutega on see, et ta läheb maigil jumala hästi, rahvale meeldib, aga siis ta hakkab nagu, proovibki kuskil nüüd, noh, et kas või õhtujuhina ja siis ei saa mitte midagi, sellepärast, et see kontekst on, et ühesõnaga Eesti inimene laseb sul surra sellist surma ilma üldse häbi tundmata, sellepärast, et naer peab olema tava nagu loomulik reaktsioon, aga mida ma võib-olla siis tunnen samamoodi nendes nii-öelda arenenumutes skenedes on see, et inimesed, nad ka kuulavad seda, et millal sina tahad, et ma naeraks, sest see on ju ilmselge. Ja mis on kõige hullem asi ongi osade koomikutega on see, et kui sa kuulad, siis on see, aga ma ei saa aru, millal sa tahad, et ma naeraks. Ma päriselt ei saa aru, mis osa sellest, ma saan aru, et see on selline huvitav nagu, et no see on asi, mida mina alguses kirjutades tegin, oli see, et ma panin seti kohta kirja, et okei, mul on 10 minti, aga palju siin on nagu päriselt kohti, kus ma eeldan, et keegi nagu, ja see on see, et okei, et noh, et alla 2 minutis ei tohi, alla 3 minutis ei tohi, on ju. Et see on see asi, jah, võib-olla, mida Eesti laseb sul nagu täielikku vaikusse teha ja siis saad sellise sõbraliku nagu aplausi, et kuulasime ju ära, aga võib-olla arenenumutes skeenedes on jah see, et inimesed, kui sul ei ole kohe nii nagu hästi, siis nad teavad oma rolli paremini ja on see, et okei, vaata, et ma saan aru, mis sa seal proovisid teha või samamoodi koomikuna, kui ma olen kuskil ruumis taga, kus ei lähe kellelegi väga hästi, aga mina näiteks tunnen, et tal läheb hästi, siis ma hakkan tegema täpselt sama asja, et ma hakkan iga punchi juures, iga koha juures, kus oli päriselt lain, ma hakkan tagant naerma, ma hakkan publikut forsseerima sellesse rütmi, et te saate on ju aru. Ma ütlen midagi ja siis on reaktsioon. Ma ütlen midagi ja siis on reaktsioon, et jah, et seda tuleb vahepeal natukene nagu, ja see on ka asi jah, millega siin nagu uued tulijad oskavad nagu retsilt surra, on see, et nad ei saa nagu sellest nagu aru ja kuidas samamoodi siin osad välismaalased, kes siin käivad, suudavad nagu uskumatut surma surra lihtsalt sellepärast, et samamoodi kui ma näiteks välismaal hostin, siis mulle keegi ütles, mulle hästi huvitavalt üks korraldus, aga päris huvitav, ma ei olegi näinud sellist nagu hostimist, et sa nagu seletad nagu kogu asja ära neile, mis nagu stand-up on ja mis saama hakkab ja kuidas meil see kõik nagu välja näeb. Ja siis mul on see, et ma ei ole isegi mõelnud selle peale, sest Eestis ma ei saa teistmoodi. Ikka, kui ma teen oma tuuri, praegu ma hostin ise oma tuuri viimased 2 aastat, kui ma küsin, kes on esimest korda, iga õhtu 30-40% on esimest korda elus stand-upi vaatamas ja neile otse, nagu Miikael tavatseb öelda, kuivalt sisse minna ei lõppe ilmselt hästi, sellepärast, et kuigi sa teed kõik õigesti, nad ei saa lihtsalt, nad ei tea formaati. No see on selles mõttes on täiesti arusaadav seda Eesti publiku surma, ma kujutan täiesti ette, see surm väljendubki haudvaikuses on ju ja inimene tuleb sinna, ma ei tea, kas kaitsepositsioonil või mingil positsioonil, et nii, sina hakka tegema, sina kloun hakka seal laval on ju, nii, mina võtan selle positsiooni, aja mind nüüd naerma on ju. Ja siis on nende naljade vahe on ka minu arust hästi arusaadav, et siit ma võib-olla küsingi su käest, et kas siis on võimalik nalja tegema õppida, et üks nali on siuke, mis ongi, kui võib-olla tuleb see leige plaksutus sealt on ju, kus mina ise ka, ma saan aru, et see inimene on teinud mingi siukse kavala arusaama või tal on mingi huvitav vaatenurk, see ei aja mind nagu kõhust naerma on ju, aga ma hindan seda, ütleme seda intellektuaalset pingutust, et ta on läbi mõelnud mingi mõtte või mingi huvitava vaatenurga esitanud. Ja siis ma arvan, et see tuleb igal inimesel natuke mingi lapsepõlvest kaasa, et mis teda niimoodi kõhust naerma ajab ja seda rusika peksmist teeb, on ju, et siis minu jaoks on see tihtipeale kas mingi hästi absurdne asi või siis enamuste jaoks ka mingi tohutu üllatus, et sa tabad seda, nii-öelda lööd jalad alt ära, et sa absoluutselt ei ootagi, et selline asi tuleb. Aga kas nalja on siis võimalik õppida tegema? Kindlasti. Esiteks, et see on minu arust üks vale arusaam, mis on hästi natuke tagasi minnes, mis on esinejatel, et see on nagu sina versus nemad, see ei ole, need on inimesed, nad on pileti ostnud, nad
ilmselgelt tahavad, et sul läheks nii hästi kui vähegi, ilmselgelt seal on tüüpe, kellel lihtsalt ei mahu ego sisse ära, et keegi on temast nagu naljakam, aga üldiselt kollektiivne tahavad, et sul läheks hästi, aga mis koomikud hästi palju teevad, on see, et nad ei saa aru, kui palju inimesed neid tegelikult nagu hindavad ja kas mingi üleoleva või mis iganes nagu suhtumisega, et see sama, kuidas oled kuskil lõpemegi, näed, kuidas keegi tuleb nagu peale ja ta on mingi selline pool, mingi tere, paneb märkmiku ära, sätib telefoni, selleks ajaks, kui ta rääkima hakkab, 20 sekundit hiljem on inimesed ammu maha kandnud ja nüüd võtnud selle, et okei, et sa arvad, et sa oled nagu mingisugune, sest kui sa vaatad kõiki meie nagu paremaid koomikuid, siis kõik on teatavas mõttes väga alandlikud ja väga retsilt situvad nagu enda peale, sest kõik nad saavad kõik aru, profid saavad kõik aru, mis see dünaamika on ja kuidas sul on võimalik, et seal ongi jämedalt Mati on ainus, kes suudab olla nagu taotluslikult nagu nii-öelda ülbe ja sellega nagu ära pääseda, on ju. Aga kindlasti on võimalik nalja tegemist õppida, ma arvasin kunagi, et nagu selles mõttes nagu ei ole, on ju, aga nagu ikka kõigega on see, et on talendikad, on töökad ja siis on talendikad ja töökad, on ju, et lõpuks ta on igal juhul nagu see, aga stand-upis kindlalt töö viib kaugemale kui toores talent ja meil on siin nimesid nimetamata meie skeenes, me oleme juba näinud lugusid, kuidas rets talent, aga null tööd ei vii mitte kuskile, aga kuidas teistpidi räme grindimine viib tüübid, kellel on nagu see, et vaatad esimesi sette on see, et okei, sa oled põhimõtteliselt väga mitte naljakas inimene, ma ei oska, ma ei tea, kuidas see asi sul läheb ja nüüd see võtab aastaid, 5, 7, 8 aastat hiljem on venna rets küte nagu käib ja ongi lihtsalt see, et tema see huumorisoon on nii haiglane, et ta ei suutnud seda alguses õigesti presenteerida, aga nüüd ringiga me oleme et kindlalt nalja tegemist ja isegi mõnes mõttes see loomulik, see on mitte takistus, aga minu jaoks oli ka väga palju tööd, oli see, et asjad, mis ma tegelikult nagu teha tahan, sest ma tahan nagu väga obskuurset ja väga mingit veidrat kunst, mingi asja teha. Aga seesama, et ma olen nagu üsna nagu hea jutuvestja ja sellepärast ma alustasin, kui sa vaatad mu algust, siis mul on kõik hästi ülipikad story'd lihtsalt ülipikad story'd, sest ma olen naturaalselt hea storyteller ja tegelikult oli jumala keeruline sellest nagu välja saada ja siiani kommentaar, mida ma saan kõige rohkem on inimestelt, see et enam ei ole üldse nagu, et need lood olid nagu ägedad, aga nüüd, kui sa üritad ehitada mingit kuradi narratiive ja mingit maailmasid, siis see on nagu selline, et seal on nagu see, aga 100% on võimalik nagu õppida ja ma olen nüüd kohe 15 aastat on ju, ma olen nüüd alles napilt nagu crush ima hakanud ja üleüldse Eestis vaata, meil ei ole nagu crush, me lepime nii nagu leebe, tuleb see siis publikust, aga ka koomikud, see oli hästi vestluslik ja loen oma jandi ära, pikk 2-minutine anekdoot, lõpus väike ha-ha-ha-ha tehtud, on ju, sest paremat ka ei ole võtta, aga jaa, et tegelikult kui palju siin on õppida ja kui palju on nagu minna ja kuidas ma ise näiteks tunnen ka, et kui alguses ma nagu tegelikult olen ja kuidas alles õpid mingisuguseid teemasid nagu käsitlema ja enamus kõige tugevamad koomikud on ka seltskonnas ülinaljakad. Tavaliselt kõige naljakamad tüübid, ma ei tea, Daniel Weinbergs minu arust kõige naljakam tüüp Eesti skeenes, kui teda ei ole backis, meil on fucking igav, sellepärast, et ta crashib iga fucking lause, mis ta ütleb, ta crashib, aga siis on sama palju, kes on hästi sellised loomulikult naljakad, on tihti peale nagu koomikud, et koomikud hullult hindavad neid, aga publikule ja see on hästi palju selliseid nagu variatsioone, aga väga palju on ja selliseid, kellega sa räägid temaga inimesena, sul on nagu see, et oh my god, sa tekitad minus ebamugavust, sa oled nii mitte naljakas, kõik naljad, mis sa üritad teha,
timing on off nagu ja. ja siis see läheb lava peale ja see hakkab nagu tööle ja siis ma saan aru, et see ei ole lihtsalt minu komöödia maitse võib-olla, aga vaata, mis see publikuga nagu teeb, on ju. See panebki mind mõtlema selle peale, et selline naturaalne naljakus on natuke teine asi kui stand-up laval, on ju, aga paratamatult mina ka nagu seostan seda, kõike panen nagu ühte patta et inimesed nagu otsivad seda. Ja need ongi kõige suuremad pommid on need, kui maikidele tulevad proovima. Sorry, ma kasutan inglise keelt, mulle ei meeldi üldse see eesti-inglise segakeele rääkimine, aga meil ei ole terminoloogiat ja siis ma vahepeal pean mõne sõnaga, aga täpselt need tüübid, kes arvavad, on hullult naljakad, aga mulle meeldivad irvambad ja need tüübid tulevad või siuksed jah, mingi äge vana Eesti sõna oli mingi loralõug, mingi siuke, ühesõnaga need vennad, kes nagu tulevad ja see, aga see on üks kõige mõnusamaid tundeid on see, kui keegi selline liiga enesekindel nagu lähe ja siis see ei saa ja sa näed, kuidas ta ego laguneb nagu tükkideks ja see on üks asi, mida ma olen öelnud, et kõik inimesed peaksid elus ühe korra stand-upi tegema. Et see on nii fucking uskumatu ja sürreaalne kogemus ja eriti just inimesed, kellel on egoga probleeme, kes võib-olla arvavad, et nad on natuke liiga kõvad vennad, siis see on ideaalne koht, kus muidugi sa võid ollagi naturaalne ja niimoodi läbi lennata ja see võib veel hullemini lõppeda, aga enamasti see on see jah, et sealt lavalt tuleb maha täiesti teine inimene, sellepärast et on see, et ma olen kogu aeg arvanud, et see on hullult nagu naljakas, aga tegelikult vist mina olen ainukene vend, kes tegelikult nagu naeris. Plus teine asi on inimesed, vaata, sotsiaalselt on hästi viisakad ja nad annavad sulle selle, ja see on üks asi, mida ma teen seda kui keegi räägib mulle mingit nalju, siis ma nagu deadfade, mul on nagu nii suva. Ma vaatan kõige tuimema molliga sulle otsa ja lasen sul selle, siuke koomik nagu Bill Maher ütles hullult hästi selle kohta. Ma hästi vähe hüppan teemale. Bill Maher ütles sellise hästi huvitav asja, et ta ei saa mingi hetk enam inimeste naljade peale naerda, sellepärast, et jah, üks asi on sotsiaalne viisakus ja sotsiaalsed normid, aga kuna ma olen elukutseline koomik, siis nüüd selle virtsa peale naermine on halb peegeldus mulle ja jätab minust ja minu huumorisoonest, et kui keegi kõrvalt näeb, et ma selle asja peale praegu nagu naersin, et jah, see on selline, mis selle naturaalse nagu naljakusega tihti peale juhtub ja enamasti selline autistlik natukene hirmul introvertne, see läheb inimestele palju lihtsamalt nagu ja see on peale. Muidugi kindlasti ka see konteksti teema, et noh, mina olen ka elus puutunud kokku, ma ei tea, mingi ehitusobjektidel ja kohtades, tavalistes eluolukordades inimestega, kes on minu arust naturaalselt hullult naljakad ja ma olen kõveras olnud, on ju, aga siis tuleb mõelda jah, et see on nagu kontekst ja teiseks võib-olla kõik me oleme olnud natuke sellises debiilses kontekstis selles olukorras, kus me selle ehitusplatsil oleme, on ju. Ja siis ongi, et kui kõik su sõbrad on nagu lollakad ja naeravad sinu peale, siis sul jääb, tekibki see fake tunne, on ju, et sa oled hästi naljakas tüüp ja siis sa lähed proovid seda laval teha ja sured. Ja see on see sama, vaata, kus inimesed üritavad olukorra huumorit tuua nagu edasi. Et see, et kui te panite sõpradega, läksite kuradi kauksi kellegi majja jooki panema, teil oli haige õhtu, hommikul ärkate, grillite, teete vaikselt õlli, teil on see kollektiiv pohmakas, kus kõik riffid töötavad, kõik ninast tatti lendab ja mõni vend suudab see, et jah, kaasa võtta selle, et tema oli naljakas, mitte see, et see kontekst, mida me koos, jah, see täpselt see absurdsus, mida me koos, et me olime kunagi, meil oli Ailasse, meil oli üks tüüp Janek Puhkarahus, kes pidi viskama liiva segumasinasse ja ta viskas 3 labidatäit täiesti nüüd ühte teraliiva ei läinud segumasinasse, ta viskas labida maha ja ütles lihtsalt mägra vitt ja nagu see on nii haiglaselt naljakas, aga samamoodi ma saan ka aru, et see on asi, mida ma stand-upi kontekstis see ei anna, see lugu ei ole mitte, see ei anna mulle mitte midagi, see on lihtsalt asi, mida mina ja veel paar tüüpi seal, iga kord, kui me kohtume, mingi hetk keegi ütleb mägra vitt ja meil kõigil lendab ninast tatti sellepärast, et mis türa asi see on, mida öelda, vaata.
Ja, no see ongi huvitav jah, see point, et tulebki tegelikult välja võib-olla inimestel, kes showdele tulevad, et see kuidagi kohale ka jõuaks, et see nii-öelda situatsioonikoomika või see, mis te töö juures seal itsitate või pohmellis peaga, kus teil ajurakud väga ei tööta enam, on ju, et see on natukene teine asi ja kui sa lähed stand-up show'le, siis naermine on küll selles mõttes universaalne, et lõpptulemus on naermine, on ju, aga see, et kuidas sinna jõuda, see on, et noh, kui teeb inimene, kes on läbi mõelnud, mida öelda, kuidas võib-olla sind juhtida oma mõttega ja kuidas sind võtta kaasa sellele loole, on ju. Et see on ikkagi natuke teine asi, kui keegi lihtsalt ropendab midagi, on ju, või noh. 100%. Ja see ongi see sama, mille ümber me siin natukene nagu keerud või ongi see, et see stand-upi siis nii-öelda see oskus fundamentals, on ju. Ma ei tea, kas sa oled, mis spordimees sa oled, aga ma korvpalli metafooriks võin teha, noh, et ma ei tea, Tim Duncan, kui tead sellist, me ei ole atraktiivne mängija, aga ongi lihtsalt see, et need põhitõed on nii kõvad, et ta domineeris, fucking 20 aastat domineeris niimoodi. Ja see on samamoodi nagu stand-upis, et jah, et võib-olla keegi, kes ei tundu üldse nii huvitav või need teemad ei ole, et see ei olegi midagi pöörast, ta räägib, et kunagi keegi üritas kuskil ajakirjanduses veits meile mingit nagu puipane sellega, kus nad räägivad mingit mõttetut lugu, et kuidas tal kukkus pinal maha ja mul on see, et mine perse, ma tahan seda pinali lugu kuulda, kui keegi suudab mulle teatris maha müüa loo sellest, et tal kukkus pinal maha, siis kui hästi kirjutatud ja kui pöörane lugu see peab olema, et ta saab õigustada selle, et ta räägib lihtsalt sellest, et tal kukkus nagu noh, et ja see on ka vaata, et jah, sa publikuna kohati sa ei saa sellest aru, aga kui sa käid rohkem ja hakkad nagu jälgima ja ongi vahepeal on lahe nagu veits nagu kõrvalt või istuda ülemisele rõdule ja jälgidagi just täpselt seda nagu oskust ja seda sama jah, et see on ju divide and conquer, seal on nii palju asju, mis tegelikult ruumis toimub ja kui see koomik on hea, siis sa ei saa sellest ju tegelikult nagu aru vaata, et sa ei saa, see on rets manipuleerimine, see on rets lihtsalt massipsühhoos või massipsühholoogia või mis iganes, kuidas me ta nagu nimetame, et jah, ja sellel ei ole naljakusega mitte mingisugust pistmist, tegelikult see on töö, see on rets eneseanalüüs, rets inimeste nagu analüüs, reaalselt väga hullult aitab psühholoogia kohta lugemine, ajuteaduse, et seal käivad ka huvitavad inimesed, ma ei tea, kas sul siuke tüüp on käinud nagu Jaan Aru, üks Eesti ajuteadlane ja nagu Jaani raamatud, kui ma esimest korda nagu mul oli see, et oh my god, nagu, et no mingid asjad, mis ma üritan mingisuguse hullult kogemuspõhiselt, et äkki on nii, siis tal on see turra küll see on teadusena kogu aeg olemas olnud, mida ma raiun oma energiat vastu nii-öelda üles mäge, kui tegelikult on see, et natukene, noh, et inimesed on nii palju ära kogenud, inimesed on nii palju välja mõelnud, et võta sellest ja vaata ja samamoodi on ikkagi väga palju mingisugustest nii-öelda siis paralleelkultuuridest või mis iganes, et näiteks stand-up ja hip-hop on nagu üli sarnased, tuleb nagu välja ja tuleb välja, et kõik räpparid tahavad olla koomikud ja kõik koomikud tahavad räpparid olla. Aga see paneb mind mõtlema selle peale, mis sa enne korra ütlesid, et kui tuleb mingi vend ja esimese 20 sekundiga need mingid väiksed asjad, mis ta teeb, kuidas ta oma märkmiku ära paneb või mis tooniga või mis iganes on ju, et seal on nii palju väikseid asju, mis kuidagi, kui sa oled laval, siis need on hoopis intensiivsemad, et sa tegelikult esimeste sekunditega otsustad ära, kas sa lähed selle inimesega kaasa või mitte, et kuidas sa tuled, noh, seda ma olen hästi palju mõelnud Kill Tonit vaadates, et seal on nagu hästi palju käib neid erinevaid inimesi läbi, kes teevad ka esimest korda, on ju. Ja siis nad pärast nagu räägivad sellest, et esimese 2 sekundiga sa võid panna nagu publiku nagu avatuks teha või siis panna ennast vihkama. Sa tuled mingisuguse lainiga, mis sina arvasid, et on nagu naljakas, sa ütled selle välja, see ei töötanud ja sa näitad korraks hirmu ja läbi.
või siis jah, ülbust, et umbes teie ei saa aru. Ja, läbi, sellepärast nad on ülisõbralikud, aga inimesed armastavad kedagi tükkideks rebida nagu, ja kui sa annad meile võimaluse, just käisime vaat sellel Londoni Killtone'il, ma ei ole sellist inimeste väljavilistamist nagu näinud ja absoluutselt iga kord nagu õiglaselt, õigusega, sellepärast, et sa oled nii suurel platvormil ja mis kelbas sina arvad, et on väärt meie kõigi nagu, et jah, see minut, aga kui seda vaatab miljoneid inimesi, sa raiskasid just miljoneid minuteid, et nagu ja sellega veel jah, nagu üleolev olla või selline, et ja teine asi, mis kindlasti on ka kuidagi inimesed haistavad selle ära, on see, et kas sa oled autentne või kas sa jääd ise endaks, et isegi kui sa saad aru, et sa ei tulnud välja, ei ole naljakas, on ju, et mul tegi telefon häält, mul ei ole telefon häälete peal, väga ebaprofessionaalne, aga ma võtan korraks taskust oma Xiaomi 14T ja panen ta mitte hääle peale, väga ebaprofessionaalne, sorry. Aga ei ole hullu, aga sellest tuleb välja see, et kui inimene proovib näida keegi, kes ta ei ole ja isegi kui sa sured, on ju, aga sa jääd ise endaks, siis see on nagu, mis võidab inimesed kuidagi tagasi alati. Aga kui sa jätkad sellega, et sa üritad kuidagi üle olla ja sa ei tea, mida sa teed, siis on publikus tekib ka kindlasti väga kergelt see veits siuke tõrvikutega kamba asi, on ju. Jah, aga kas sul ei ole kunsti tarbides, ma armastan stand-up kunst öelda, sa ajab mingit eka rahvast nii veaseks. Et stand-up on kunst. Ja. Ei, see on mingi hurrat, mingisugune madalalaubaline okk, me müüme teist kõigist rohkem. Sorry, mul on mõned asjad, mis mind ajavad nagu tilti ja see mingisugune eka kunstifilosoof. Mitte eka ei ole otseselt nagu süüdi, see on, ma arvan, rohkem isegi meie mingisugune vanakooli näitlejate ja muu mingisuguse publiku nagu selline jah, et stand-upil on nagu mingisugune see mingisugune see ropendamise teema, tõmmake kõik nahhui. Nagu inimesed räägivad niimoodi, see on sorry, see on üks teema, ma olen väga laetud. Oota, ma unustasin ära, mingi hästi hea, sul oli väga hea küsimus. Kunsti tarbides. Ja minul oli hea küsimus hoopis. Kas sul ei ole kunsti tarbides see, et kui sa saad aru, et seda tehakse lihtsalt nagu sulle, siis see natukene rikub selle ära, et ma tegelikult ikkagi tahan, et kunstnik teeks kunsti endale ja ma tahan leida need, kellega saad sa aru, et kui see on hästi toodetud või sulle, et sama popmuusikaga on popmuusikud, kes nad armastavad popmuusikat ja see on see, mis päriselt elab tema sees ja sa näed, rahvale meeldib, see on see, et okei, et see on lihtsalt su see alternatiivne või mis sa tahtsid teha ei toiminud ja nüüd sa surud ennast mingisuguse, üritad arvata, mis nagu mulle ja see on ka stand-upis üks hästi lihtne viis nagu surra, et kohe, kui sa hakkad nagu publikule hullult nagu ja siis isegi, et see võib nagu ruumis, mis mind selle mõtte nii palju oligi see, et meil oli mu üks esimese Edinburghi Fringe ja käisime ühel sellisel siis compilation kus on lihtsalt 10 minti teeb mingi 5 eri koomikut, siuke igaõhtune best of fest, mingi mis iganes. Ja seal oli üks tüüp, kes crashis nagu nii hullult, aga ta oli põhimõtteliselt üks gei tüüp, kelle siis kogu bitt oli selles, et ta ütles midagi, mingi retsi nagu gei stereotüübi ja siis ta ütles nagu enda kohta mingisuguse väga kohutava sõna, mida ei tohi võib-olla kasutada, aga tema nagu tohib. Ja kogu see äkt oli see, et me saame kõik naerda lihtsalt sinu üle. Tegelikult me saame sinu üle nagu naerda. Ruumis haigelt killis ja tüübi soolo show, Harri ütles mulle kõrvalt, vaatasime, aga kas tead seda, et see tüüp üle 10 minutit ta ei suuda killida. Et me kõik teame, mis see on. Siin ei ole midagi huvitavat ja see ongi hästi selline, et jah, kontekst õhtul ta on nagu lõbus ja seal oli üks teine tüüp, üks mingisugune šoti vanamees, kes kurat, ta rääkis oma mingisugusest lahutusest ja mingi, kuidas armastus teeb haiget ja mingisugune, see ei mahtunud 10 mindi sisse ära, aga ma läksin konkreetselt tundi vaatama, sest see oli nii fucking huvitav nagu, et mis su see nagu
mis see on, vaata. Aga jah, et kui see on hästi nagu lihtsalt ja labaselt mulle ette nagu antud, näed, see on see asi, lihtne seedida ja selline, et siis jah, et see on natukene ka, ma arvan, seotud sellega samaga, et kuidas sa võid nii ruttu publiku nagu ära kaotada, kui ongi see, et nad saavad nagu aru, et sa tuled nagu nalja tegema. Sest mul on nagu see, et muidugi ma tahan killida, muidugi ma tahan, et inimesed naeraks, aga ma ei lähe nalja tegema, ma lähen ütlema asju, mis ma pean välja ütlema, sellepärast, et ma ei saa magada, kui ma neid asju välja ei ütle ja ma ei viitsi poliitikat teha, see on ainukene viis, kuidas ma tunnen, et ma saan elu enda ümber mõjutada ja ka seda nautida mingi piirini ja ma usun, et publik ka tajub selle nagu ära tegelikult, et mis see aade või mis see taotlus seal taga nagu on. Ja popmuusika on hästi hea näide selleks, et mina ju teismelisena ma kõik vihkasin kõike, mis on mainstream ja kõik, see oli tõesti, ei olnud minu teema, aga nüüd vanemana ma olen natuke õppinud seda hindama lihtsalt selle mõttega, et kui see meeldib nii paljudele inimestele, siis midagi seal peab olema ja vähemalt ma olen kuulanud mõnda poplugu, et varem ma üldse nagu midagi ei kuulanud, et kõik pidi olema mingi underground asi, aga stand-upi juures ma olen mõelnud hästi palju jälginud ka seda, et see lavaolek või see, kuidas inimene illustreerib enda juttu, et seal on väga suured äärmused, et üks äärmus võib-olla ongi Harimati, kes on kehaliselt teeb hästi naljakaid nägusid ja liigutusi, ja teine äärmus on inimesed, sina ka väga laval ei tõmble, et teine äärmus on inimesed, kes... Kuna sa mind viimati nägid laivis, olen... Mul jalad ikka mikri tagant ei liigu, aga ma nagu hüppan nüüd üles, aga see ongi areng, aga ma saan aru, aga see jah, kes mind pani sellele mõtlema, kunagi oli see one-linerite tüüp, see Mitch Hedberg. Ja, et see vend oli nagu staatiline kivikuju seisis, ja tema naljad ka hästi siuksed spetsiifilised, aga hästi huvitavad, et kui palju sa oled ise mõelnud selle peale, et ma ei tea, või nagu läbi analüüsinud enda lavalist liikumist siis, või koreograafiat, nagu kui võib niimoodi öelda? See ongi aga enne see popmuusik point on sitaks hea, ma olen nagu olnud selles vaidluses inimestega, ma armastan Karl-Erik Taukarit, esiteks ta on cool ass dude, aga tema muss on nagu ja siis kui on inimesed, kes ütlevad, et mul ei ole, siis mul okei, sul vist ei ole lihtsalt sõpradega piisavalt lõbus, et sa ei ole olnud selles järve ääres majas või sõitnud suveõhtul täpselt õiges, kus sa paned Taukari ja ongi sõbrad ja fucking suvi, vaata. Et ma tunnen, et see ei ole peegeldus Taukarile, see on peegeldus sinu elule, et sinu elus ei ole seda võib-olla siis lihtsat rõõmu, et nautida sellist asja. Oota, ja sa küsisid? Lavalise, kehalise oleku. Ja, just. See ongi see, et ma arvasin ka, et see on nagu natukene nagu juhuslikum või ta on nagu tulnud, aga ongi see, et kuna ma olen nüüd saanud inglise keeles, ma olen ikkagi pikalt nüüd praegu seda sama materjali nagu teinud, siis ma olen kui palju mu nagu füüsiline see on tegelikult nagu muutunud ja et nüüd nad arenevad ikkagi eesti ja inglisekeelne asi juba nagu koos, et ma hakkasin siin vahepeal tegema inglise nagu täiesti uusi nagu asju, just füüsilises mõttes ja siis ma tegin esimese eesti keeles ja ma mõtlesin, et okei, et need on mul nüüd olemas, et see ei ole isegi selle materjaliga seotud, vaid see ongi enese tajumine ja värki, aga ei ikkagi peegli ees teed, harjutad nagu liigutusi ja asju, et kas see act out, kas ta on õige või ei ole, et see üliväikene liigutus võib olla vaata nii õige ja ka sa oma peast tead, et siin koha peal mul on vaja öelda lause, olla 3 sekundit tasa ja lihtsalt silma pilgutada. Aga nüüd, milline pilgutus, et ta töötab igal juhul, pilgutaja ta töötab, aga nüüd milline ja kui suur emotsioonide vahe ja reaktsiooni vahe siin olla saab, et see on jälle, see on
lihtsalt ainult töö tegemine ja muud moodi aga täiega tuleb nagu harjutada ja see on ka üks asi, millest ma sain natukene hiljuti, ma käisin eelmine Edinburghi Fringe, mul üks hea sõber Evan Desmarais viis mind kloune vaatama. Ja minu jaoks on sõnal kloun on hästi nagu selline, mina ei teadnud, mina arvasin, et klounid on punane nina ja honka on ju, aga aga see on ainult üks väikene alaosa sellest, aga klounindus on nagu väga tõsine kunstivorm. Ja me käisime vaatama siis kahte, üks oli üks Trygve, mis iganes üks Islandi on siis kui Fringe'i legend, ta tegi 8 aastat pausi, praegu pidas pere, et see oli tema nüüd tagasituleku tund aega ilma sõnadeta, ilma ühtegi sõna ütlemata ja ma nutsin, ma naersin, ma nutsin uuesti, ma hüppasin oma toolist püsti, ma reaalselt olin nagu see, et hakkas midagi tegema ja tead see, kus publik teeb selle, et ei, nagu kõik need nagu, ja ta ei olnud mitte ühtegi sõna ja ta oli mingisuguste kuradi liibuvate pükstega klassikalise baleriini treeningu tüüp, kes pool tantsuse tükiga mängis nagu eluringi, et kuidas asjad, mida ta ei saanud oma isaga teha, ta ei saa nüüd oma pojaga ja nagu täiesti haige, aga nende, kuna nad sõnu ei kasuta, siis ma sealt nägin, kui palju, et kuidas igal liigutusel sa saad leida identifitseeriva see heli, mis kõigi jaoks tekitab selle täpselt õige nagu pildi, õige selle ja see on nagu haige skill. See on nagu haige skill. Ma olen nüüd käinud suht mitut nagu sellist ilma sõnadeta ja sest ma tegelikult kunagi Karl viis mind vaatama sellist tüüpi nagu Paul Curry, kes ma arvasin, et on hästi alternatiivne stand-up, tegelikult on ka kloun. Tuleb välja, et mulle retsilt meeldivad klounid siis. Aga just see, et kui me räägime sellest nagu füüsilisuse ja selle nagu tipptasemest, et siis seesama, et seesama tüüp, see Trygve, ta tegi nagu miimide üle nagu nalja, aga samas ka nagu mitte, sest see on jälle mingi Hollywoodi nagu väga lihtsustatud versioon ja taha triibuline särk ja oi ja köis ja kast on ju, aga tegelikult see on keegi rääkimas sulle haigelt südamlikku lugu ilma sõnadeta ja et see on ja see on ka asi, mida koomikud võtavad natukene kergekäeliselt või ongi see sama, et küll see nagu tuleb või et see sama, et kõik need, kes suruvad ennast hästi palju, et kõndima, peissima, vaata. Ja mina sellepärast ma jäingi kõigepealt nagu paigale, et õppida nalju rääkima ja nüüd sellest et ma ei pane endale mingisugust segavat nagu liigutust, et ma alustan jalad paigal ja küll ma nad siit liikuma saan siis või ei saa, on ju. Aga et see on hästi nagu ja seesama, et kui me räägime sellest nii-öelda skillist, siis ongi see sama, et kui sa vaatad häid koomikuid, see, kuidas nad ühe pilguga, ühe väikese pearaputusega, nii seesama, nagu sa ütlesid väga õigesti, need asjad on hullult võimendatud laval ja kuidas nad nii pisikese asjaga võivad nii suuri asju nagu korda saata, et see on... Aga see ongi see nagu see lahe pool sellest, et kuigi see rikub veits ära seda illusiooni, kui sa hakkad seda tehnilist poolt vaatama, siis meisterlikkust näha on alati nagu uskumatu tunne ja võrdlemisi stimuleeriv. Minu arust kõige esimene stand-up koomik, keda ma kunagi YouTube'is vaatasin, üks klassivend kuskil põhikoolis mulle näitas seda, oli Pablo Francisco ja sealt natukene võib-olla on ka sisse jäänud see arusaam, et stand-up koomik, Pablo Francisco oli mingisugustes adidressides ja T-särgis vend, on ju, aga tal oli oma relv, et tal olid näiteks need sound efektid, on ju, mida ta tegi jube hästi ja mis tegi kõik naljakaks, aga põhimõtteliselt jäi selline mulje, et stand-up koomikul on just, kui tal ei ole mitte mingisugust muud tööriista kui mikker ja sõnad, on ju. Aga tegelikult nüüd ma olen nagu ka aru saanud, et väga palju muud on seal nagu
toimub taustal nii-öelda igasugune pilk ja näpuibutus ja kõik. Ja just. Et siin ongi jah mingid koomiks, Lewis Black on väga näide, kes öeldakse, et tema sõrmed elavad oma elu, on ju. Et kus ta suudab, ta karjub nagu täiest kõrist, aga et anda sulle mõista, kui vihane ta tegelikult on, need käed, see pinge siin kohas on see, mis annab sulle mõista, et ma olen nagu murdumise. Ja sama, Pablo Francisco on väga hea näide, sellepärast kui sa vaatad tema noorena asju, nagu vaatan nüüd uuesti seda videot, näiteks ma eeldan, et see oli üks Comedy Centrali special, mis esimese nägi, et siis see oli ka minu üks esimesi stand-up'e ja ta kasutab häält, aga ta kasutab seda minimaalset butafooriat lava peal mega hästi. Mic stand on tal 5 erinevat asja. See mic stand on, küll on ta selle kuradi Moosese kepp, kui ta teeb seda, et see oli see Adam Ferrara bitt, aga tal on see, kui tal on kuskil vaata see, et kui ta räägib nendest igast rõngastest ja siis, et keegi võiks mingi maksa või neeru rõnga panna ja siis mic standis saab see neeru rõngas vaata. Ja siis see strippari kuradi kang ja just. Et aga need on ka näiteks, ma olen ka nüüd praegu siin õppinud vaikselt tegema nagu mic stand, mingisuguseid nagu sellised, et mul oli üks mingisugune bitt, kus hästi raske, keeruline nagu seletada ilma kontekstita, aga et see naljakas oleks. Aga põhimõtteliselt, et kuidas ma kardan nii hullult nagu skämmereid, et üks tüüp, karguga tüüp tuli mult nagu kella küsima ja siis ma üritasin hullult nagu kuidagi, ja siis ma lõin ja ma üritasin kõikvõimalikke sõnu nagu leida, et ma lõin tal nagu kargu alt, kuni ma siis proovisin seda, et ma niimoodi toetan veits standi peale ja siis jalaga külje pealt löön endal standi alt ära, et ma nagu kukun. Ja ilma ühegi sõnata nüüd see bitt hakkas tööle, sellepärast, et nüüd oli see, et see on kohutav asi, aga see on naljakas visuaal ikkagi ja kuidagi me saime nüüd sellest kohutavusest mööda, sellepärast, et jah, ja see on, ma räägin, see ongi see hästi nagu põnev pool ja miks on ülilahe käia nagu maailmas ja näha erinevaid koomikuid ja nii-öelda päris ja ongi tüüpe mitukümmend aastat nagu et mis asju nad nagu teevad ja mis nad nagu välja mõtlevad, et samamoodi näiteks Cat Williams on väga hea näide, ma ei tea, kas sa oled teda vaatanud, aga et kuidas temal, eriti vanemates specialites, kuidas tal on lihtsalt book ja mic stand, aga need mõlemad on 30 eri asja selle 1 tunni jooksul, et ta leiab nagu nii palju rakendust nendele. Ja üks parimaid näiteid on sellest, ma olen mitut koomikut, mul ei tule nüüd nimed meelde, aga ma olen mitut koomikut näinud tegemas, mis on muidugi vapustavalt naljakas, mustanahalised koomikud siis neegrimunni kujutamas on ju, et sa võtad selle nii-öelda juhtme otsas mikri ja lased tal kõlksutada vastu enda põlvi on ju ja siis liigud samal ajal ja 2 tüüpi ma olen näinud seda trikki tegemas, aga lihtsalt ei olegi vahepeal vaja midagi öelda, et sa näitad lihtsalt. No selle kõige legendaarsem on Eddie Murphy, Eddie Murphy vist ja kus ta isa kus naine läheb reisile ja siis sealt tuleb see tüüp, aga ta teeb niimoodi, et ta teeb seda keerutamist, vaata, pikad ringid ja siis ta viskab üle õla, why you cry baby girl? Jah, aga see on ka sellised, ja need on väga nagu võimsad asjad, sellepärast, et inimeste kujutlusvõimed on ka erinevad ja see on jälle, jah, aga see ongi see kontroll, kui hästi sa tegelikult et see on asi, mida ma küsin ka vahepeal alustavalt. Ma üritan üldse mitte nõu anda, see on nii halb asi, mida teha, aga vahepeal keegi hullult nagu küsib või saad kellegiga nagu päriselt nagu sõbraks, siis on see, et et mulle meeldib ikkagi stand-upist nagu rääkida, siis on see sama, et inimesed ei mõtle selle, aga mis sa nagu tegelikult nagu ütled, et mida inimene, kes ta ei tea sind, ta ei tea mitte, ta lihtsalt kuulab su sõnu, et mida ta tegelikult kuuleb, mida tema tajub, mis tema nagu peas on ja inimesed, nad ei mõtle üldse niimoodi, et kohe, kui mina olen selle välja öelnud, nüüd see on sinu oma ja mis sina oma peas sellega teed, mul ei ole selle üle kontrolli, aga tuleb välja, mida me stand-upis tegelikult õpime, ongi täpselt see, et kontrollida seda, et kui hästi mina suudan juhtida seda, mida sina tajud. Ja see on seesama, kõik need asjad, millest me oleme tegelikult rääkinud, see nii see füüsilisus, kõik võimalikud ruumi kontrollimised, juhtimised, see kõik ongi see, et
kui ma lihtsalt loen selle ette, siin on nii palju eri tõlgendusi, te ei saa ühtemoodi aru, te naerate eri, kõikide jaoks on eri asjad nagu naljakad, aga mina olen see rongijuht, kes peab praegu tegema võimalikuks meil kõigil. Me oleme kuradi Vanemuises 700 erinevat inimest, erinevate lugude, erinevate päevade, erinevate taustaga, erinevad sõnad tähendavad meie jaoks erinevaid asju ja minu roll on siis meid seal kõiki selles mõttes nagu kokku tuua ja meile kõigile anda võimalus nii-öelda saada aru siis, kuidas nagu mina või vähemalt jah, et kui sul on mingisugune taotlus või mingisugune idee, et siis inimesed lähevad ka ära mõeldes seda, mida sa nagu päriselt, et see on jälle, kui sa räägid nagu profidega, siis nad teavad nii hästi, mis ruumis toimub. Nad teavad täpselt ja nad teavad mingisuguse bitiga esimese paari sõna järgi, kas see peab täna minema ühtepidi või teistpidi, on ju. Mul on siin keegi, kes vahele segab, kas ma pean teda, kas ta on liitlane või ma pean teda ignoreerima, kas kõik siuksed asjad nagu. No see on huvitav, mis sa välja teid, et sa võtad ja kõik oma rongisõidule kaasa ja erinevad sõnad tähendavad inimeste jaoks erinevaid asju. Selle kohta minust hea esoteeriline näide, et miks on unenäo seletusraamatud on natuke kahtlase väärtusega, sest ainult see inimene ise saab teada, mida see unenägu tema jaoks tähendab, et ütleme mingi väga selge sümbol, tulekahju näiteks on ju, et see tähendab ühe inimese jaoks ühte asja, mingit rahaõnne ja teise jaoks, kes on väiksena olnud mingi tulekahjus maja põlema läinud, on ju, et see on teine asi. Aga üks asi, mis natukene kõiki ühendab, on nii-öelda võimusõnad ja ropendamine laval, on ju. Et kuidas sina suhtud ropendamisse, sest tihtipeale inimesed saavad aru, et mõni inimene kasutab neid just kui selle, mis öeldaksegi see, et sa võtad madalalt õuna, on ju, et siuke kerge viis inimesi naerma ajada, sest enamasti sellel ongi nagu tihtipeale üks tähendus inimestele. Mõne jaoks on see piinlik sõna, mida ei taha öelda, mõne jaoks on see naljakas, ta ropendas lava peal, on ju. Et kuidas sul laval ropendamise karjäär on läinud? No esiteks on ju, ongi nüüd see sama, et inimesed, kes heidavad stand-upil ette teatavat labasust ja seesama ropendamine on enam, et Eesti kultuur, eriti Eesti komöödia on nii labane. Nagu kõik naljad on selle üle, et kaks meest teevad musi ja siis on ju pede, mehel on kleit. Et asi läks nii kaugele, et mis see saade, türa oli see Kellapid või mis iganes, ta mängis seal komöödias, ta mängis reaalselt Downi sündroomiga inimest ja sellest tehti nagu saade, aga seni, kuni ta seal putse ei ütle, siis see on hästi, siis nüüd see on nagu fine või. Et sama kuradi Niinemetsal või, on see üks bitt, kus ta teeb seda Janno Reilani meltdowni, vaata see, et türa ma olen Tartu Ülikooli ämbris, mis iganes, aga ta ütle nii, siis ta ütleb, sa pagana piip, sa täielik tuu, ta teeb nagu lava peal niimoodi, siis on nagu see, ja kas see on nüüd parem või? Nagu, et et rääkida, et kas teema on ropp või sõna on ropp, on ju. Pluss minu arust ropendamine on oskus. Hästi paljud inimeste suust, kui nad ütlevad, mis on selline, see on vulgaarne ja lõikab läbi lihast ja luust ja siis osad tüübid kuradi nagu ma nägin kunagi Vanemuis rääkis mingil komöödia, nagu ikka Eesti komöödiateater 4 korda saad naerda ja kõige suurem naer oli, kui Rein Pakk lihtsalt ütles sõna kantoss. Aga ta ütles seda nagu nii hästi ja Rein Pakk on ülihea näide, tal on Chalice'i plaadi peal on selline lugu nagu Epilaator, ma ei tea, kas sa oled kuulnud, mille siis kogu täiega on lihtsalt, et pole paremat asja kui puts. Aga tal on armas kõne ja kuula seda, see on nii ilus, kuidas ta liigun läbi kooliste karvade ja see on nagu tõesti ilus, aga samal ajal no putsist enam koledamat sõna ju olemas tegelikult ei ole, vaata, et see on mõnes mõttes nagu oskus kindlasti, aga teine asi on see, et nüüd, või kolmas või viies, sõnakunstnikuna on ju, kui inimesed on andnud mingisugustele sõnadele retsi võimu, siis neid mitte kasutada
enda kasuks oleks minu arust absurdne. Ma olen nõus, mulle üldse ei meeldi koomikud, kus ropendavad sidesõnana ja ebavajalikult ja lihtsalt iga asi on nagu, aga samal ajal, kui mul on vaja kirjeldada, kui vihane keegi on ja nüüd, kui see on ontlik vana inimene, kes ütleb perse küll, siis see perse kirjeldab nii palju, et kui ma ütlen ja paganama päralt, siis inimene, aga ta ei öelnud ju paganama päralt, ma ei usu. See on täiesti kettas inimene, nagu ma reaalselt ei usu, ma arvan, et ütles midagi väga palju nagu hullemat, et see on see nagu jah, et ärge andke asjadele, mul oli kunagi reaalselt keegi kirjus mulle mingi biti pärast, kus ma rääkisin, et keegi sealt, lähme algusesse ringiga tagasi, jubedasti nagu noored tüdruk, siis oli nagu see, et aga ära räägi nagu laste keppimist. Mul on see, ärge keppige lapsi, et see on ju nagu suurem osa probleem, mitte et mina sellest nagu räägin. Ma tõesti ei teadnud, et mina praegu pahalane siin loos olin. Ja minu arust ropendamisega on veits nagu sama, et see, kuna ma ju tean, mis tunnet see mingites inimestes nagu tekitab ja see, aga seal ongi kaks asja. Esiteks, see on mingisugune rets. Mulle meeldib vaata Eesti inimeste kohta öelda, et Eesti inimene me jumalat ei usu, aga kardame küll raisk. Ja see on täpselt nagu seesama, see on see mingisugune kellelegi mängime mingit hullu, mingisugust kõrgkultuuri, kus ei, meie ei ropenda ja ainult käime balletti, no aga nahhuid ei käi siis ballett, miks te ainult Patuse poole kontserdil olete, et nagu kellele me nagu esineme ja meil on väga armas konkreetne kuradi maarahva kultuur, miks me nagu, ilusad ropsõnad on. Meil on väga, Eesti on võrratult, mu ema kunagi, ma olin noor poiss, ütles liiklusve tüübi kohta persevest. Ja nagu see on tegelikult fantastiline. See on ju fantastiliselt ilus ja et see on jah selline kindlasti mitte nagu ebavajalikult ei pea, aga samal ajal Vanemuise teatris mingisuguse retsi asjaga nagu selles mõttes ära pääseda on ka nagu päris nagu kihvt. Ja nüüd see on teine asi, ongi see, et ma tean, et see võõrastab mingisuguseid inimesi, aga et kui me oleme nagu emotsiooniga siin on ju keskel ja nüüd tuleb nagu naer, siis isegi kui see naer on hästi suur, siis see vahe on ka hästi oluline, et kui me oleme hoopis nagu siin ja me oleme nagu punktis, kus ma väga ei meeldi teile ja me nüüd tuleme tagasi siia ülesse ja see vahe on 2 korda, siis see reaktsioon on väga palju suurem ja see on see, kus inimesed hakkavad nagu tajuma, vaata, et ai sa kuradi susserdaja, vaata, et meil oli korraks, meil oli kõigil hirmus, aga sul oli tegelikult kogu aeg kontrolli all. Et see on see, kui mõned Kelly Sildaru hüpped on nagu see, et sa saad aru, et kui ta on õhus, sul on see, et see ei saa ju olla, lendab nagu kaltsunukkad. Ja, aga siis saad aru, et minu väikene aju ei suuda seda nagu tajuda, aga mis tema nagu tegema läks, selle jaoks see peabki olema ebaini, see peabki minu jaoks nägema hirmus välja, on ju. Ja, aga see on jälle, teiselt poolt on see, et inimeste jaoks on hästi oluline, et nad saaksid aru, et inimene, kes on laval päriselt nagu on roolis ja päriselt kontrollib nagu. No selle minu arust jah, ropud sõnad on hästi siuksed võimekad sõnad, sest see toob esile reaktsiooni ja lihtsalt tavalise loogilise seaduse järgi on see, et kõik, mida on vähe, on väärtuslik ja kui sa alustad tõesti tüüpiline Eesti ehituskantoss räägib, iga lause algab sõnaga türa, on ju, et türail olin sealt, türaile tegin toda nii ja naa, et siis sa lihtsalt vesistad ära selle enda selle loitsu sõna, mida sa võiks öelda õigel hetkel, mis läheb nii täppi ja tekitab mingi tõsise emotsiooni, on ju. Ja, et jah, see on, ja see on jälle et ise peab nagu lastetuppa vaatama, et hullult tahetakse ja mul on ikkagi siin kirjutatud ka, kuidas vaat, kus nüüd lapsed ropendavad. No jah, aga mitte, see ei tule sealt, see tuleb täiesti. No see ei tule jah kindlasti stand-upi lavalt, on ju.
et see jah, see ei, sõjamängud ei pane kedagi tulistama ja et see on jah ilmselgelt nagu, aga see on siin naljakas asi, mul ema on pedagoog ja siis ta on rääkinud see, et kui vihane ta on see, et inimesed süüdistavad teda nagu nende laste nagu mitte kasvatamises. See on see, et ma näen teda aastas 100 tundi tegelikult nagu, et mis sa arvad, kui palju mu tööd ma jõuan selle ajaga nagu ära teha, aga jah, et see on ühesõnaga, et mõnes mõttes see minu arust see on nagu osa nagu suuremast probleemist või osa sellisest, jah, nagu sellest valehäbi ei ole see sõna, mida ma otsin, aga sellisest mingist nagu näitemängust, mida meil üldse nagu vaja ei ole, et sellepärast mulle üks austraalased meeldivad täiega. Nad on nagu nii labased ja neil on nagu jumala pohhui. Nad on nagu uhked selle üle või nagu, et jah, et see on ju elu, see on konkreetselt ju nagu elu ja päris elu on veel nii palju rõvedam kui miski, mis mina kunagi suudaksin öelda või nagu välja mõelda, et jah, palju edu inimestele, kes tahavad käia hullult niimoodi ringi ja teeselt, et mingid asju maailmas ei ole, aga nad on ja nüüd on ju meie asi, kuidas me nendega, kas me vaatame neile otsa ja proovime nendega koos eksisteerida ja midagi teha või me lihtsalt peidame ennast järjest sügavamale ja sügavamale. Ja mingis mõttes ju tuleb inimene, et stand-up koomiku roll mulle tundub, võiks olla või tihtipeale on olnud öelda asju avalikult suurelt laval mikrisse välja, mida võib-olla igapäevaselt ei julge öelda. Ja see kuidagi, no näiteks selle pani mind mõtlema, kui sa rääkisid Pinali maha kukkumisest, et kui sa suudad kirjutada loo naljakaks mingisugusest lambisest Selveri kassas leiva valimisest, ja see on, inimesed kõik tunnevad ju ennast selles olukorras ära, et sa ei räägi, sa räägid nagu tavalisest asjast ja sa räägid võib-olla asju välja, mida nad seal kassas ei ütle üksteisele, et see tundubki see, et sa justkui nagu, sa paned küll selle rongi sõitma inimestele, aga samas nad kõik tahaks öelda seda välja, et nad kõik justkui elavad läbi seda enda, ma ei tea, mingisugust jama, on ju. Ja mina näen seda nagu nii hästi palju koomikud tahavad endale hullult mingit nagu maailma parandaja nagu rolli ja hästi mingi selline, et oh my god, kus ma nagu, mis minu arust nagu ei ole nii ja me oleme nagu ikkagi nagu lollid ja lõpuks ju nagu et hästi paljud koomikud arvavad, et nad teevad nagu maailmale teene sellega, et teevad stand-upi, aga absoluutselt mitte maailm teeb mulle uskumatu teene, et mul on lubatud sellist nagu elu elada. Ma ei tea, mis ma kuskil eelmises elus olen teinud, et mulle selline preemia on nagu välja lubatud ja minu arust sellest peab nagu aru saama ja nagu teadvustama. No selles mõttes minu arust stand-up koomikutel on just see laval olemine ja mitte publiku kaasa tõmbamine, kui mingi nali läbi kukub, on ju. Et see toob nad nii maa peale, näiteks võrreldes siis, nagu me enne rääkisime, mingisuguste popstaaridega, kellel on tegelikult nagu saad suureks ja siis see läheb nagu kiituse lainena, läheb järjest ülespoole, on ju, ja kõik on näinud mingi maailma tasemel selliseid, kes on ära tõusnud inimesed, on ju, aga siis stand-upi tüübil on kogu aeg mingisugune ora perses, mis justkui sunnib sind enesekriitiliseks, hoiab sind nii-öelda natukene maa peal, et sa, ma ei tea, kirjutasid ühe hea tunni, teine tund ei pruugi üldse nii hea olla, et see ei lähe niimoodi otsejoones üles. Ja, aga mis ma ütleks selle sul nii-öelda originaalküsimuse vastuseks on see, et ma ei usu, et koomikud midagi nagu lahendavad, aga stand-upil on minu arust on väga oluline roll siin elus, et meie saame küsida küsimusi, mida võib-olla ei tohi küsida või teemasid, millest ei tohi nagu rääkida ja mis mina tunnen, et on ka nagu minu roll mingite asjadega ja mida millest rohkem nagu teen, on nagu see, et ma ei tea lahendust, ma ei tea, kuidas asja nagu paremaks teha, aga ma ilmselgelt saan aru, et me peame sellest nagu rääkima, me peame selle ja üks mingisugune
naljakas viis midagi seletada või mingisugune naljakas ühendus teeb nii palju lihtsamaks inimestele sellest et mul on näiteks üks rohkem tagasisidet võib-olla saanud bitte on, kui ma tegin selle Estonia, ma käisin põhimõtteliselt Estonias lähedase kaotanud laste leinalaagris kunagi, mis on kõige absurdsem kogemus mu elus, nagu 200 last, kellel oli kõigil vanem või mitu Estonia peal ja siis meid pandi kuskil nagu laagris kokku ja see oli täiesti nagu crazy. Ma rääkisin seda lihtsalt sõpradele päris loona ja Miikal ja Aris situsid püks, neil on see täiesti perses, see on kõige naljakam asi, mis ma elus nagu kuulnud olen ja ma olen lihtsalt nagu ja mul on nagu hästi palju inimesi on nagu kirjutanud, et hästi palju on kirjutatud, rohkem on ilmselgelt seda, et sellest sa ei tohi, mul on see konkreetselt nagu tohin. Kuidas käivad reeglid, kes millest tohib rääkida, kui sa oled asja osaline, siis sa tohid sellest rääkida ja mul lisa siis on ju seal ja aga palju teine pool ja palju minu jaoks olulisem on see, et kus ongi see, et sest Estonial on mingisugune asi, sellest nagu ei tohi rääkida, vaata. Sellest ja ma olen sellega nõus nagu, et jätked, et türa rahule seal merepõhjas, nagu see ei too inimesi tagasi, ei muuda mitte midagi. Aga sellest retsist kollektiivsest traumast, mis me ju peame rääkima see, et inimesed, kes ei ole asjaga seotud, on kohe, ei sellest ei tohi, sellepärast, et see on mingisugune teema, see on mingi teema, millega me ei ole kollektiivselt tegelenud, me ei ole sellega, me lihtsalt üritasime kuidagi nagu edasi minna ja seesama jah, et kui keegi kirjutab, et meil oli päriselt esimest korda peres aus vestlus, kus vanaema ja pere reaalselt nagu rääkisid, mis ja kuidas see kõik nagu lõppes ja siis mul on see, et vau, et mina tahtsin lihtsalt oma traumast rääkida ja oma valu nagu välja saada, aga et see on kellegi peredünaamikas see avas mingisuguse retsi ukse või mingi retsi nagu võimaluse või see oli see väike agregaator, mis neil oli vaja, et aga et kas tegelikult vaata ja et see on sama, mis on minu arust on sarnasus, ongi nagu hip-hopiga vaata, et see on ka hästi palju ja miks mulle ka meeldib selline muusika, ongi see, et kus küsitakse küsimusi, kus sa oledki aus, jah, ma olen liiga loll, et teada, mis on õige vastus, aga see ei tähenda, et ma küsida ei tohiks. Ja kuskil on ju need, keegi peab teadma, on ju, aga keegi või jah, üleüldse, et me tahame liiga vähe minu arust asjade nagu sisse vaadata või me tahame, ma saan aru, ongi putsis on maailm, põleb mõlemast otsast hästi lihtne on kuskile ära panna, pluss türa need asjad, sa ei pea elu peale mõtlema, on ju, aga seega ei ole ju nagu variant või nagu lahendus, sest siis on minu arust teine pool, aga siis mine tapa ennast ära lihtsalt, et sa ei saa, see on üks või teine. Jätke see siit meelde. Ei, aga on nagu, kas võtta osa või tõmba nahku, et sa ei saa lihtsalt olla ju raskus kaasas ilma teadustamata, et sa oled ei ole, mina, ja siis jah, ja jälle, kuna ma olen liiga loll ja liiga suur enesearmastaja, siis ma ei suutnud oma elu panna kuskile teadusesse või sotsiaaltöösse või millegisse, et päriselt midagi nagu teha, aga vähemalt äkki küsimuste küsimine või äkki vestluste alustamine on ka sellel on midagi. Oota, sul oli isa siis Estonia peal, jah? Yeah. See küsimuste küsimine on hästi hea point minu arust, et ongi see, et mulle tundub, et kui stand-up koomikud on väga kogenud ja väga heaks saavad, et siis nad oskavad võib-olla vastata sellele küsimusele, millele sa enne viitasid, et mida sa tegelikult lavalt öelda tahad, yeah. Et neil on mingi selline suurem point, on ju. Aga tihtipeale selliseid vendi, kes tõesti suunavad mingisugust filosoofilist mõtteviis inimestel, sellised on tõesti hästi vähe, aga küsimuste küsimine on küll nagu mingi hea point. Ma mäletan, mind kunagi pani mõtlema Joe Rogani mingi stand-up tund,
et Joe Rogan ei ole nagu mul lemmik stand-up'i tüüp, aga ta on nagu mingi väga-väga oluline osa kogu selles maailmas seal on ju. Ja siis ta lihtsalt mingisugune jälle mingi ka ufode või mingi story, mis ta rääkis ja siis ta ütles, et me oleme tegelikult ju ainult mingid väiksed putukad siin lendleval kivimil ja lihtsalt väike siuke nagu lause, see kuidagi toob su nagu, ma ei tea, paneb sind eksistentsiaalselt mõtlema, et me olemegi tegelikult, ei tasu nagu liiga tõsiselt ka võtta. Talking Monkeys in Space on see special, ta ei ole mul ka suur nagu lemmik, aga see on nagu raske spetsial selles mõttes, et kui palju selliseid täpselt nagu Jaan Aru raamatutega seda nagu, perse küll, et ma arvasin, et ma olen mingi hullult unikaalne, mingi ei ole, see on lihtsalt mu kuradi sisaliku aju ja alaloju instinkt ja kogu see. Ja siis tuleb veel meelde, et enamasti ju stand-up koomiku motivatsioon laval on inimesi naermajada, et kui rääkida sellest, et millest tohib ja ei tohi rääkida, siis tegelikult on see naermajad, on ju, et see kõik, mis sealt juurde tuleb, see on nagu mingi omaette maailm. Üks asi, mida ei tohi unustada, aga mida koomikud kipuvad unustama, on see, et lõppeesmärk on ikkagi nagu, et kuigi sul võib olla mingisugune nagu agenda, siis peab ka lõpuks nagu naljakas olema või lihtsalt inimesed ei tule selles mõttes, et siis sa lõpuks lõpetad, sa oled see vend, kes seal Balta pargis kuradi kasti peal karjub, sellepärast, et see ongi see nii-öelda mäng, mida me nagu, et mul on samamoodi, mul on asjad, mida ma nagu öelda tahan, asjad, mida ma usun, aga ma saan aru, et ma pean andma sulle nii palju huumorit, et siis las ma korra küsin nagu paar asja, mis mul on päriselt nagu hinge peal ja inimestel on see, et okei, et kuigi ma ei viitsi sellest nagu rääkida ja ma vihkan sind, et sa mind panid sellest nagu mõtlema, siis see, mis sa mulle, et ma olen selle vahetusega nõus. Et ma saan kõhust kinni hoides naerda pool tundi, okei, ma olen nõus 15 minti nagu kaasa mõtlema. Et mul on üks ka hästi palju tagasi saanud bitt on selle kohta, kui sa tead selline jalgpallitreener Getulio on ju, kes ta oli siis Brasiilia jalgpallitreener, kes tuli siia Nõmme Kaljusi, ta sattus nagu jamasse sellepärast, et ta elas siis koos oma klubis mängiva 16-aastase tütarlapsega on ju, ta oli ise mingi tüdrukute jalgpallitreener. Ja hullud oigus on nagu pervert ja elab lapsega koos ja nii. Ja siis mul on see, et ta guugeldas. Ta oli kodus Brasiilias, ta tundis, et ta tahab lapsega koos elada ja see on ebaseaduslik, ta ei tohi seda teha, ta guugeldas, kus kohas tohib lapsi nikkuda, Eestis tohib lapsi nikkuda, ta tuli siia ja see, et me nüüd teda süüdistame, et see on ilmselgelt asi, kus meie häbeneme enda nagu, mis kuradi asi meil siin on mingisugune nõukogude jääk, ja see, et me üritame seda peegeldada mingisuguse venna peale, aga see ongi, ja kogu tagasiside oli see, et kus tüübid türa sõimavad mind, nii ei ole, ja teine on samasugune, üks bitt, mille nimi on Meie Elina, see oli kunagi, kui Elina Netšajev hakkas Eurovisioonile minema ja oli see, et tal võib päris hästi minna, aga ta oli see ülikallis kleit, on ju, siis mul oli see, et mis te arvate, et kas ta tuleb nüüd tagasi, et kas ta on Meie Elina või see kuradi Netšajeva? Et see sõltub vaata tulemusest, et kui me hakkame mõtlema, et Kristiina Šmigun on ju meie Kiku, kui Eesti on suusa, kõik on ju, esimene doping jutt, see türa see Šmigun. Siis kui Eesti jõudis peaaegu jalgpalli EM-finaal turil Kostja, ju meie Kostja, kuradi, Kostja ütleb Eesti poistele, Vene integratsioon, töötab meie Kostja. Saime kuradi Põhja-Iirimaalt 4-1 sisse ära, Vittuse Vassiljev, vaata. Ja see on samamoodi, mul on mingi EOK dressiga vennad nagu niimoodi lipsust kinni võtnud, kurat tatikas, niimoodi sa ei ütle ja niimoodi ei ole. Ja siis, aga on ju. Ja sellepärast sa oled praegu vihane, et konkreetselt on, kui see oleks minu välja mõeldud asi, siis see oleks tõmba nahku, sa ei tea, kuidas asi on. Aga see on konkreetselt see, et kõige vähem inimestele meeldib nende enda silmakirjalikkuse või nii-öelda see nagu peegli näitamine ja seal on mingisugused asjad, hästi palju on see, et me lihtsalt muutume ja ikka paratamatult vanemana on mingisugused, kus noored teelab, keda nagu, see ei ole mitte midagi, see on lihtsalt sina käi eluga kaasas, maailm nagu muutub, aga on mingisugused asjad, kus me kollektiivselt ei käitu korrektselt ja meil nagu
puudub süsteem või organism sellega nagu tegelemiseks. Ja et sellepärast ongi, ja see on samamoodi, et mis näiteks internetis see mingisugused võlgnikud ja petturid avalikuks ja kogu mingi selline teema, see on üli nagu veider, aga tõesti te olete karistamatult käinud külast külla, kuradi nipernaid inimesi nussinud ja nüüd meil on võimalus panna pilt üles, kuule, aga see on varas, et nagu ära anna vargale asju, on ju. Ja jah, aga kõikide selliste asjade, mis inimesi nagu puudutavad, see on, et just oli see Trumpi see, kus küsiti, et see Epsteini või kelle kohta, et kas peaks mingi retsi nagu mingi hull karistus ja siis ta oli see, muidugi peaks, siis sa näed, et tal poole lause pealt tuli meelde, aga ta käis ju ka. Ja siis ta poole, või jah, et ega siin on nüüd ikkagi, on inimesed, on erinevad ja on ühesugused ja teistsugused, sellepärast, et ma mõistan täiega hukka, kus ma mõistan hukka, seni kuni oota, see olen ju mina, aga et siis et inimesed vihkavad, kui keegi kuskil vahele trügib, välja arvatud, kui sul endal sitt päev ja kuse häda, siis sa paned õlaga mingi pensionäri, sul on jumala pohhui, sellepärast, et täna oli siin, et Eesti, tead, kus Eesti inimese Egiptuse reisile minemas, ta läheb selle charterlennu peale, aga see on nagu minu suvi, ta sülitab selle teenindaja peale, kuigi sa lähed nagu, et jah, inimesed ennast paremaks pidamas on väga tõsine nagu trigger ja väga minu arust asi, mis meid nagu kollektiivselt nagu tagasi hoiab ja väga pika ringiga, et see on, ma arvan, see, miks stand-up on maailmas see, mis ta nagu on, miks ikkagi head ja olulised koomikud on väga armastatud kultuuritegelased ja väga mäletatud koomikud on väga tsiteeritud ja nii edasi, täpselt sellepärast, et see on mingisugune nii-öelda see kas sotsiaalne siis kontroll või mingisugune järelevalve või midagi tundub, et see on üks koht, kus me saame kõik kokku, me valime ühe venna, kes oskab hullult hästi nagu rääkida ja siis tema siis meie kõigi ees natukene nagu uurib, et kuule, et äkki me päris nii ei peaks või midagi siukest. Ja mälet, kus ma ütlesin reaalselt mingi pool tundi tagasi, enne kui ma hakkasin sellele vastama, see, kus koomikud hullult nagu maailmaparandajad ja siis jõudsin ringiga selline, et ma olen rets maailmaparandaja. See on ka hea point, mis ütlesid, kui ma olen mõelnud, et ise podcasti tees on ju, et sa ei suhtu endasse kui jumala kingitusse sellesse publikusse, vaid publik nagu kingib sulle selle elustiili põhimõtteliselt on ju. Ja mingisuguseid erinevaid Eesti podcast'e vaadates, mis on võib-olla vähe siuksed ametlikumad ja hullult läbimõeldud ja proovitakse teha, siis ma ei suuda vaadata, kui podcast'il on mingi selline 3-minutiline intro, kus hakatakse et nüüd me teeme teile kingituse, me hakkame nüüd seda vestlust pidama ja kuulake nüüd ja siit te leiate ja mingi tohutu siuke jõhker mingi sissejuhatus, et ma ei tea, Kill Tony teeb seda ka nagu üle, aga see on mingi tema nagu sissejuhatuse stiil on ju, aga lihtsalt kui sa näed inimesest, et ta võtab nii tõsiselt seda ja tema teeb sulle suure kingituse, et sina saad nagu teda vaadata või mingit vestlust jälgida või midagi sellist, et siis kohe on sellel nagu kohe see kuidagi langed ära, see huvi langeb on ju. Ja see on täpselt seesama, see koomik, kes tuleb peale ja sa saad aru, et tema kehakeele järgi on see, et okei, et sa oled mingisugune nagu, sa oled päris enesekindel, siis tuleb see esimene, käisin kakal ja see laguneb nii hullult koos, siis mul on see, et aga miks sa valetasid mulle alguses oma sellega, sa oleks võinud kohe hirmul olla ja see oleks palju nagu huvitavam, sellepärast et igal inimesel on midagi väga huvitavat öelda, aga see on seesama, et nad enamasti üritavad öelda asju, mida sina tahad kuulda, mitte mis mina tahan öelda, sõltumata sellest, mis sina sellest arvad või mitte, sellepärast et jah, aga see on juba suurem asi, et see mingisugune normaalsus on mingi kontseptsioon, mille me oleme tekitanud, et hullult normaalne peab olema, aga tegelikult need on ju lihtsalt hirmul inimesed, kes ei julge erineda ja siis on see, et oota, aga kui me teeme hästi suure kasti ja kõik selles kastis istume, siis et kui kõik on lollpead, siis ei ole keegi lollpea. Väga... No see on huvitav asi stand-up koomikute puhul, et nad on tõesti suured sellised, USAs eriti juba väga kaua aega, aga suured sellised ühiskonna tegelased ja siis mulle tundubki, et kui sa võrdled neid näiteks
ma ei tea, Hollywoodi filmistaaride või mingite muusikutega, kes on samal levelil nii-öelda tuntuselt, on ju, siis kuidagi nendel stand-up koomikutel on mingi see eriline asi, et nad lähevad lavale ja ütlevad, mida nad arvavad, on ju, aga sellel Hollywoodi näitlejal, noh, et kõik saavad aru, mis tema töö on, et tema läheb ja mängib mingit asja läbi, on ju. Aga Sander, tõmbame kokku ka, ütle sellele publikule, kuhu nad saavad sind järgnevalt kuulama tulla. Homoklubi Kusetuur alustab ehk siis rahvasuus tuntud kui huumoriklubi suvetuur. Oleneb, kuna see sul välja läheb. Oota, ma võin sulle öelda, millal see läheb. Praegu siis, kui sulle ma võin öelda, et järgmine keika, mul on nüüd 25 minuti pärast, aga meil on pühapäeval on ju, teeme Orissaares ühe Jaani eriürituse ja siis ju tegelikult juba 1. juuli läheb see. 1. juuli, siis me oleme Võsul just ära olnud, nüüd me oleme siis parasjagu tuuribussi istunud, kõigil on setid soojad ja nüüd on mingi 24 päeva retsi stand-upi üle Eesti. Terve juuli siis? Terve juuli, tegelikult isegi augusti algusesse, aga meil lõpus mõned päevad jäävad ära ja ma panen kokku, tegelikult me lõpetame 6. august alles, aga miks ma ütlen väiksema numbri on see, et me mingid paneme nagu bussi ära ja tuleme nagu Tallinnasse, me oleme tavaliselt teinud kas mingi viimased 7 päeva Tallinna või mis iganes, et siis see natukene nagu muutub, sest teised kõik ju peale minu elavad nagu Tallinnas, et siis me ei ole enam tuuril, siis me oleme nagu lihtsalt väike selline Tallinna residentsus, aga jaa, kõik Eestimaa nurgad käime läbi 3 saarel see aasta. Vormsile jõuame ka taaskord. Ja ma mõtlesin, et Ruhnu on see 3. Ei, on vist Vormsi, kus iganes mingi festival on, me lähme sellega mingi, ma ei tea. Ja huumoriklubi.ee on kõik info olemas ja hästi lihtsalt leiab piletid ja ega ei olegi, ma teen selle ära ja siis ma lähen põhimõtteliselt kohe jälle 8 kuuks ära, enne kui ma siis oktoobri keskel hakkan oma tuuriga tuurima, aga põhimõtteliselt läheb täpselt samamoodi, et vist 6. lõpetame ja äkki juba mingi 7. või 8. ma olen läinud. Et eks see on praegu selline aja jagamine, et kuigi meil on siin Eestis nagu äge ja nagu teha ja nagu karjääri, siis tegelikult minu suurem osa energiast on praegu ikkagi inglise keeles nagu harjutamine ja Eestis hakkas igav ja ma ikkagi tahaks päriselt nagu maailmas kõige parem olla selles asjas, sest miks muidu üldse midagi teha ja selleks Eestis passides ei saa. Kas sa Killzone'isse lähed? Ma ei ole kindel ja vaatame selle kõigega, sest ega USA-ga on vaata see tööviisa teema, et sinna naljalt tegelikult ei tohi, eks selle Londoni omaga nagu oli mõte ja me oleme nüüd korra nagu me Tonyga midagi rääkisime, ma ei ole olnud selle saate fänn kunagi, ma ei teaks sellest saatest, kui Ari sinna ei oleks läinud ilmselt, ma vaatan väga teistsugust stand-upi ja nüüd enam ma ei vaata üldse stand-upi, sest ma olen liiga palju selle keskel, aga ma ei tea, ma olen inglise keeles, ma olen nii nagu mõnes mõttes nagu alguses ja mõnes mõttes nagu ei ole ka, et neid karjääritrajektoore on nagu erinev, aga minu praegune plaan või lootus, ma tahan üle maailma ja ma juba päris paljudes nagu olen, väga heades klubides olen ikkagi siis nii-öelda selle kohta kas vouched või past või mis iganes on ju, et sa saad neid klubisid nagu teha ja see tundub mulle praegu väga lahe väljakutse, et ma ei viitsi nii palju müüa piletid hullult oma mingit nime kuskil suruda ja tuurida, mulle väga sobib see nii-öelda veits anonüümselt klubist klubisse lihtsalt nagu mõrvamas käia ja tunda lihtsalt nagu siirast rõõmu stand-up, sest tunni tegemine nii stressirohke ja nii palju asju sa vastutad, aga see 15 minti, seal on 8 koomikut veel, otseselt kedagi ei koti, aga samas sul on võimalus nagu nii palju nagu kogeda, ühesõnaga jah, et selline
see tegelikult praegusel ajal kõnetab nagu rohkem. Ehk siis ja ma ütlen, järjest rohkem koomikuid läheb Eestist nagu välja ja järjest vähem näeb neid nii-öelda näiteks sama huumoriklubi, seda nii-öelda ütleks ikkagi Eesti top 7 koomikud, siis järjest vähem näeb neid tüüpe Eestis ja järjest kõigiga järjest rohkem juhtub seda, et kes on siin pool aastat, kes on siin 2 kuud, on ju, kes on mis iganes. Ehk siis soovitan tulla suvetuurile, sest Eesti komöödia on nagu väga-väga lahedas kohas praegu. Nagu tase on nagu tõesti, see suvetuur tuleb nagu rets. Aga teine pool on jah see, et siin ikkagi tüübid, see ei jää ainsaks, kellest saab ikkagi rahvusvaheliselt tuntud ja hinnatud koomik ja see, et sul on need vennad Eestis niimoodi lihtsalt iga õhtu näha ja olemas, see luksus lõpeb ära, ehk siis soovitan käia nautimas, kuni veel on selline mõnus olukord. Selge, minge siis kindlasti vaatama, enne kui kõik siit Eestist nahhu tõmbavad, aga suur aitäh, Sander. Aitäh sulle ja tüdel. Eesti Esu.